Ja tere ja täna on mul hea meel, minuga on siin Pärnu klubi naised. Nii et Pärnu Koidula klubi, tere tulemast teile ja minuga on siin ka siis meie külaline, ehk siis ma annan sõna sulle siis Kaja, et sa siis tutvustad sisse, kes meil siis täna siin on minuga podcastis. Rõõm kohtuda ja hea meelega räägime meie koostööst, meie klubi algusaegadest ja minuga koos on vestlusringis meie selle hooaja president Riina, siis ja ta on asutajaliige samas ka, siis Koidula klubi üks asutajaliikmetest on Tiia ja suur rõõm on esitleda Pärnu Päikesekooli direktorit Marju Trumsit, kes on ka meiega vestlusringis. Ja minu nimi on Kaja, nagu juba öeldud sai, ja olen sel hooajal klubist pressisekretär, aga üldiselt on mul ka rõõm ja au juhtida teise regiooni teist tsooni sel hooajal. No väga tore, et võib-olla alustame siis sellest, et anname siis sõna, igaüks saab ennast natuke tutvustada, rääkida oma teekonnast, mis kaua sa oled olnud, mida sa teed. Et ma annakski võib-olla siis üle siis sõna siis Tiiale, et räägi natukene, miks me täna siin koos oleme, kuidas teie klubi on siia jõudnud ja mis roll on siis Päikesekoolil ja Marjul täna siin? Ja tere ka minu poolt, mina olen Tiia Aur, asutajaliige, aga mina hea meelega annaksin praegu meie tänasele presidendile Riinale sõna, et tema räägiks asutamisest, aga mina räägin natukese aja pärast just sellest, miks me täna just selles koolis oleme. Olgu teeme niipidi. Tere minu poolt, mina olen Riina ja olen siis klubi üks asutajaliige ja klubisse kutsutud kahe vaderi poolt, kelleks oli siis Toivo Riima ja Tampere Näsinõulast Marjo Kiviranda. Nii et olin siis, oli nüüd 24 aastat tagasi, olin päris noorukene ja päris tõsise väljakutse ees. Ja meie kaks vaderit ongi siis Marjo ja Toivo ja nii meil see tee lahti läks. Ja olen olnud, kui enda tutvustuseks, siis olen olnud president, 4. president, nüüd olen teisel ringil ja olen juhtinud ka tsooni ja regiooni. Ja võib-olla ma jätkangi siit, et nagu Riinagi ütles, et olime noored ja ilusad nüüd oleme ilusad ja tegusad, aga kõik sai siis alguse väga kaua aega tagasi, meil hakkab juba 25 aasta varsti, mida me tähistame. Aga minul oli siis au olla noorele ja kogenematule, nagu siis tookord oli, 5. president. Ja tol ajal meil oli tegelikult suund võetudki nii, et me pühendamegi oma heategevusliku tegevuse Pärnu linna noortele, lastele ja noortele. Ja tookord, kui mina 5. president olin, siis otsisin ja leidsin sellise toreda kooli, kus tookord oli küll toimetulekukool, kus tõesti oli võimalus tulla, vaadata ja särasilmseid selliseid, keda aidata ja tõesti nägime, et see läks õigesse kohta. Küll me tegime neid heategevuslikke laatasid ja algul ja kui tookord oli selle kooli nimi toimetulekukool ja siis juhtis seda Tiiu Meras, kes käis siis meie klubis, natuke tutvustas oma kooli, me käisime siin koha peal ja nägime, kui tänuväärset ja toredat tööd nende lastega tehakse. Ja siin oli, mida tõesti enda poolt, millist panust anda, et me alustasime käsitööklassis remondist. Siis tol ajal oli veel võimalus tänu meie klubile ja ka Näsinõula klubi vaderile, Marjole, Riina kaudu, siis saime nii, et maja sai ka ringiratast ka uued kardinad. Läks aeg edasi ja mul on tohutult hea meel, et tegelikult täna nii kaua me oleme olnud, et maja on saanud kauni välimuse,
maja on saanud uue direktori. Tegelikult juba väga kaua oleme juba koostööd teinud. Me oleme majas, me oleme projekte teinud nii, et ikka natukene, kõigepealt vist vanasse majja sai lift, mis aitas ratastooli trepist üles, õigemini see ratastooli ronija või kuidas seda öeldakse. Siis meil oli veel savi põletusahi ja tunnetustuba ja nii edasi ja nii edasi. Aga täna on meil ilusad traditsioonid ja võib-olla siin annangi sõna näiteks Marjule. Räägi natukene, millised on need traditsioonid, mis meil on jäänud tõesti. Isegi vaatamata sellele, et koroona oli, siis me oleme ikka jälle teinud ühte väga toredat traditsiooni. Marju, hea meelega räägid sellest võib-olla. Tere, mina olen Marju Trumsi ja Pärnu Päikesekooli koolijuht siitpoolt. Ja kui mina alustasin üle 10 aasta tagasi siin majas seda teekonda, siis tõsiselt hea meel oli praktiliselt kohe alguses tunda seda Koidula naiste koostöösoovi ja mõtet ja me alguses kohe mõtestasime läbi, mis me saame teha, see küsimused, et kuidas me saame abiks olla, et see oli selline hästi südant soojendav ja seda ma mäletan, et esimene koostööprojekt oligi meil savipõletusahi, et saime naistega koos savi vermida siin ja savitööd teha ja teine, mis tegevus, mis meil on nüüd siis ikkagi aastate lõikes kogu aeg väga vahvasti käima läinud, on vastlapäeva tähistamine, et seda me ootame nii täiskasvanutega kui lastega hästi särasilmselt, et see on selline rõõmus traditsioon, mis on aastast aastasse nagu läbi käinud. Ja samamoodi siis ka esimese advendi tähistamise traditsioon, et meie siis ka oma muusikalise poole ja esemetega toetame siis seda ühist advendi tähistamist Pärnus. Meile tegelikult, nii ma korraks veel lisan, et meil on tegelikult, kui nii võtta, siis meil on väga palju traditsiooni ja üks, mis nagu Marju rääkiski, et see advendi tähistamine ja tõesti aastal 25. kord tuleb see aasta. Ja mida ma lisaksin veel juurde, et mida me oleme ka viimastel aastatel väga vahvasti teinud, on oma kooli kalender. Et see on ka kahe sellise koostöö, et meie lapsed joonistavad pildid, Koidula klubi aitab siis ära trükkida ja et oleks siis oma kooli meie laste joonistatud kalender ja kaarte oleme ka samamoodi koostöös teinud. Et mina võib-olla omalt poolt lisaksin ka juurde, et võib-olla selle algusaastate juures, kui me rääkisime, et kui iga klubi alustab, siis ikkagi võtab natukene hoogu, et mis on meie suund, mida me tegema hakkame või keda me siis toetame, et mis on see heategu. Ja meie klubi otsustas ühisel meelel, et saavad olema lapsed ja noored. Ja enne, kui me hakkasime toimetulekukooliga koostööd tegema, olid meil sellised toredad projektid nagu tarkustahvlilt. Me soetasime koolidesse mitu tahvlit. Meie liikmete hulgas oli õpetajaid, kes siis tõid informatsiooni klubisse, et koolitahvlid on sel ajal, ütleme, põhimõtteliselt peaaegu 25 aastat tagasi olid väga halvas olukorras. Et me soetasime päris mitu tahvlit, toredad rohelised tahvlid olid, meie Lõvi logo isegi sai sinna tahvli nurga peale. Ja meil olid toredad kollased teesärgid. Ma mõtlesin, kas ma leian mõne kaasa võtta, kus oligi see tahvel ja tarkustahvlit oli siis peale kirjutatud. Ja teine tore projekt, mis me veel tegime, võib-olla mõttekoht ka näiteks tänastele, kes siin just noorte poole vaatavad. Me kinkisime kõikidele Pärnu põhikooli parematele lõpetajatele õigekeelsus sõnaraamatu. Ja me käisime seda koha peal ise üle andmas aktusel ja tutvustasime mõne sõnaga oma liikumist ja tegevust. Ja kool siis esitas selle õpilase, alati ei olnud see õpilane võib-olla just see kõige viielisem, vaid koolil oli endal siis võimalus valida, et millisele õpilasele siis see tunnustus nagu läheb.
ja sealt edasi siis tuli juurde nagu meile see toimetulekukool, nii et ja ega me oleme ka aegade jooksul teinud palju pisiprojekte ka, et kui meie poole ikkagi abivajajad on pöördunud, siis me alati klubis seda kaalume ja toetame nagu väiksemaid projekte ka. Sest meie rõhuasetus on olnud viimastel aegadel erivajadustega lapsed ja noored, aga samas olemegi nii, nagu Riina juba mainis, et erinevaid ühekordseid projekte, et küll diabeediga seoses, nägemisega seoses, et need, mis on nüüd laionismi sellised rõhuasetused, et nendel teemadel me oleme vaadanud ka veel natuke laiemalt kui lihtsalt erivajadustega lapsed ja noored, et ühekordsete projektidega toetada ka neid. Või siis oli üks ka selline erilise toidusegu vajadus suure arenguhäirega lapsele, et need, kus on abi vaja ja meie jõud ja oskused, teadmised ja võimalused üle käivad ja jagu saame, et siis ulatame abikäe ka sinnapoole, aga ikka siis abiks Pärnumaa ja linna lastele ja noortele. Ma võib-olla tooksin veel esile seda Else Koidula poolt maailmaparandaja ja parima haridustöötaja. Teie kindlasti oskate sellest täpsemalt rääkida, aga minul on küll suur õnn olnud tõdeda, et üks meie kooliõpilane on saanud selle tiitli ja samamoodi 2 õpetajat, et see on üks tänuväärne märkamine just. Võib-olla siinkohal lihtsalt nii palju öelda, et on asju, mis tulevad ellu ja ka kahjuks vaikselt kustuvad, et meil tegelikult oli päris mitu aastat oli siis maailmaparandaja projekt, kui me andsime välja siis erinevad stipendiumid, aga probleem, miks see projekt nagu vaikselt ära kustus, oli see, et tegelikult ei esitatud enam koolide poolt piisavalt kandidaate. Et natukene nagu kurb või hämmastav, et tegelikult oli nagu ideaalne võimalus tunnustada inimesi, aga just koolid ja siis nagu hoolekogud ja sealt poolt ei tulnud enam piisavalt kandidaate. Hästi. Ma küsin veel sellise küsimuse, et te olete 25 aastat teinud midagi ja ma küsin, mis on olnud see siis nii-öelda see miks te seda teete siin? Võib-olla igaühelt ma korra küsin, et hakkame kohe presidendist pihta, et mis see miks on, miks sa oled ikka veel jäänud seda kõike tegema? No andmise rõõm on alati suurem kui saamise rõõm, et see on see võib-olla kõige peamine ja teine on ikkagi see, et meil on ääretult tore naiskond või seltskond, et ja meil on nüüd tänaseks jäänud 7 asutajaliiget, mis ma arvan, et on päris hea tulemus, kui ma olen kuulanud ka siin teiste klubide nagu ajaloo kohta, et lihtsalt need naised on nii imelised, et see koostöö nendega on nagu hästi rõõmustav, et ja, ikkagi see seltskond. Mina liitusin 9 aastat tagasi ja miks ma liitusin, oli see, et ma olin kuulnud, mida toredat see seltskond teeb ja ma ei ole hetkegi kahetsenud, et mu maailm on palju avardunud, sellepärast, et kui ma varem töötasin korrakaitseliinis ehk siis politseis, siis ma olen saanud rohkem või vähem tuttavaks fantastiliste erinevate eluala naistega, kellega on ühised väärtushinnangud, kellega on koos tore häid asju ette võtta, kellega on lihtsalt tore koos ühiselt aega veeta. Et see on hästi palju emotsionaalselt mulle endale anda, kui nüüd egoistlikult öelda, aga samas see andmise rõõm on kordades suurem tegelikult. Nii, mina võiks öelda seda, et nagu Riina siin algul ütles, et meie klubi ellu kutsujaks oli Toivo Riima, siis mina mäletan tema sõnu ja olen siiamaani nende sõnade järgi elanud, et võtad kätte ja paned oma kalendrisse, et iga kuu esimene teisipäev kell 6 on sul klubi koosolek. See on mul nii meelde jäänud, et ma olen isegi ükskord sellel samal ajal näinud, aga kogemata oli tegelikult meil hoopis järgmine päev koosolek. Nii et muutusi ei tohi teha, sest minul on kuni lõpuni pandud, et ma olen iga kuu esimene teisipäev olen Lõviklubi koosolekul. Ja muidugi ideaalselt me oleme nii armsalt need koosolek, või meil ei ole ka koosolekud, me oleme klubiõhtud. Algul me olime nii akadeemilised, et
see ei olnud nagu väga mõnus, aga praegu meil on ideaalsed klubiõhtud, kus me tõesti, noh, nagu öeldakse, et meie deviis on heategu teeb hingele pai, et alati midagi endale head ja ka teistele head. Et siin võib olla ka üks väike selline mõttetera, et kui 20 aastat tagasi ma president olin, siis ma tulin välja mõttega, et teeme loosi, kõik võtavad loosi ja igaüks saab korraldada ühe klubiõhtu, et mis iganes moel see on. Ja ma mäletan, et ikkagi siis oli see nii nagu kuidagi hästi piirides ja tekitas probleeme ja naised olid, kõik olid nagu, ütleme, nagu öeldakse, igatpidi vastu sellele, et see mõte ei töötanud üldse, aga tegelikult see sai tehtud ja töötas väga hästi. Ja nüüd 20 aastat hiljem, kui ma nüüd uuesti seda tegin sellel sügisel, septembris, siis oli nagu nii äge vaadata, kuidas kõik naised hakkasid juba koosolekul arutama, kellega nad koos on ja mida põnevat nagu teha saab. Nii et tegelikult ajad on muutunud ja väike soovitus teistele ka, et ikkagi jagada ära klubides julgemalt ja rohkemalt seda, et kõik saaksid klubiõhtuid korraldada. Väga äge. Ma annan sõna nüüd Marjule, et Marju, sina oled ka 10 aastat olnud siin koolidirektor ja mis sinu see miks on, et miks sa teed siin kõike seda ägedat tööd, mis sa igapäevaselt teed? No igapäevaselt ikkagi see, mis teeb nagu südame soojaks ja sa tunned, et sa saad endast nagu lähtuvalt hästi palju toetada, aidata ja olla nagu selles valdkonnas, mis teinekord võib-olla ei tundu esmaselt väga lihtne, et olla nagu selliselt toeks nendele lapsevanematele, lastele ja töötajatele, et just selline koostööne toimimine ja väärtustada seda, et meil on ühiskonnas väga erinevad inimesed, et on ka need inimesed, kes võib-olla need lapsed, need noored, kes võib-olla teinekord esmapilgul ei saa rääkida või ei saa hästi kõndida, aga samas on nad meie hulgas olemas ja võib-olla esmane eesmärk oli, kui ma asusin seda kooli juhtima, oligi see, et rohkem olla ühiskonnas laiemalt, toimetada koos teistega ja anda kõigile seda mõtteainet, et me tegelikult oleme kõik üks, kõik ühed inimesed natukene lihtsalt erinevate vajadustega, natuke erinevate toimetamistega ja anda kõigile mõistmiseks, et kui suur väärtus on teinekord see, kui sa saad rääkida ja kui sa saad näha ja kui sa saad kuulda ja anda juba seda mõtestamist ka meile täiskasvanutele, et me nagu oleme ka siin maailmas kõik erinevad ja et me suudaksime vaadata üksteisele otsa ja väärtustada üksteist, et see on nagu selline põhiline ja see on aastate jooksul on niivõrd tasapisi, kui me nagu vanasti siin mõned aastaid kindlasti tagasi, kui teie alustasite paarkümmend aastat tagasi, et võib-olla oligi see teadmine, et on need selline kool Pärnus olemas või sellised lapsed on olemas, siis üha enam tegelikult see teadlikkus tõuseb ja samas ka on rõõm tõdeda, et just, et meie hulgas on hästi palju inimesi, muidugi me räägime koidulatest ja kõikidest kaaskontsetest, kes nagu mõistavad ja mõtestavad seda maailma samamoodi, et kui meie siin. Nii et kui keegi tuleb, kes on heategija, kes vajaks just laienite abi, kes tahaks lõvid appi tooks, mida sina, Marju, ütled neile, kuidas on see koostöö teie jaoks olnud just see, et mida sa soovitad neile, et teha? Et koostöös... Ma ütlen seda, et ma tahaks ka mõne klubiga koostööd teha, et kas sa innustaksid? Innustaksin loomulikult, sest see, mida mina kõrvalt olen näinud, et kuidas alati neid toredaid neid õhtuid teevad ja samas, kui meie kooliga teeme sellist koostööd, siis see rõõm, mis sealt silmadest paistab ja südamest tuleb, et see on näha, et nende sees on see enne sees olnud ja neil on lihtsalt soov see välja anda, ja see ei ole pelgalt see, et me tuleme ja teeme midagi ära, vaid see soov ja tahe on nende enda sees olemas, et kindlasti
kindlasti on see igale ühele kasulik ja nagu Kajagi enne ütles, et see väärtus endas, et me koos midagi teeme ja siis samalaadselt anname edasi, et see on väärtus omaette tegelikult, omada selliseid kaasteelisi, omada selliseid sõpru ja see on kindlasti üks väga vajalik. Ja mina räägiks ühe loo omalt poolt ka veel, mis on mind saatnud läbi aastate, et kui meie koostöö sai alguse minu vaates, ehk siis, kui ma olin klubiga värskelt liitunud ja oli tollase toimetuleku, tänase Päikesekooli, mis toobki ellu päikest, laste poolt korraldatud kevadkontsert. Ma ei ole sellist tugevat positiivset emotsiooni mitte väga sageli tajunud ja tunnetanud, hingamine häiritud, klomp kurgus ja need erivajadustega lapsed kogu hingest pilli mängimas, püüdes laulda see, mida nad tegid ja kui palju nemad tegelikult andsid, siis tekkis see tunne, et ma ei suuda ise ilmaski nii palju vastu anda, kui nemad mulle selle ühe kontserdiga suutsid anda. Nii et südamlik tänu. Aitäh. Ja see ongi see üks mõte ka, mida Kaja ütles, et mida teinekord võib-olla ei oska sõnadegagi välja öelda, see ongi see üks seesama nägemine, et kuidas need lapsed ja kõik soovivad toimetada sellised siin. Tulin täna uksest sisse, me tulime kõik erinevatel aegadel natukene ja Marju vist tuli enne mind ja tulin mina ja üks laps oli juba riides, tõenäoliselt ootas oma vanemaid ja ta tuli lihtsalt käed laiali mind kallistama ja siis sealt kõrvalt keegi õpetaja ütles, et tema ongi meil kallistaja. Nii et mina nagu kohe tundsin, kui soe oli tegelikult tulla, et keegi laps tuleb ja sind lihtsalt kallistab, et mõttekoht, et võib-olla peaksime ka rohkem kallistama. Just. Jagama headust. Ja lõpetuseks ma palun ka, et te jagaksite oma kontakte, et kui teised tahavad, võib-olla keegi tunneb siin Pärnu või Pärnu maakonna naine, et tahab teie klubiga liituda, et kus leiab üldse, kus on need kontaktid sotsiaalmeedias, kodulehekülg, on teil selliseid asju, mida jagada siin täna podcastis? Mida peaksid otsima Google'is? Meil on tegelikult Facebookis on meil ilusti uuesti leht olemas, meie leht kaaperdati ära, tegime uue lehe, alates sellest aastast jookseb, et ongi LC Pärnu Koidula. Ja meie kodukoht on Pärnus Kuninga 25, hotell Victoria all olev Cafe Grand ja on läbi aegade olnud meie kodukoht. Märk on ilusti seina peal, võib julgelt ka uksest sisse astuda ja jätta oma kontakti sinna. Või siis astuda läbi, et nii nagu juba enne jutuks oli, iga kuu esimesel teisipäeval algusega kell 6 on meie klubiõhtu ja kui tahaks meiega tuttavaks saada ja on huvi meiega liituda, siis võib ka ligi astuda. Küll me räägime. Ja esimene advent on kohe tulemas ja me oleme alati kindlasti keskväljakul ja oma teega. Nii et pärnakas võib siis lahkesti ja ka Pärnu linna külaline võib meile ligi astuda. Meil on need kenad kollased vestid seljas, päkapikumütsid peas ja võib meid julgelt kõnetada. Küll me tutvustame lähemalt oma tegemisi, toimetamisi ja hea meelega ootame tegusaid naisi oma ridadesse juurde. Ja, teie müügilt oleme saanud liikmeid. Meie üks liige, kes tuli ja ütles, et mulle nii meeldib, ma alati tulen teie teed jooma ja kuidas teie tegemised ja toimetused ja ta tuli meid vaatama ja täna ta on tubli sekretäri, meie selle aasta sekretär. Nii et väga toredad lood kõik ja ma julgustan ka kõiki kuulajaid ja vaatajaid, kes vaatavad siin meie YouTube'i kanalil või kuulavad podcastis Lahkus loeb. Ma julgustan julgelt minema, kui sa näed siis Pärnu Koidulat väljas, mine ütle, et kuule, ma kuulasin teid podcastis, on ju. Ja, nii et ma tänan teid kõiki täna ja palju edu siis edaspidiseks ja suur tänu, et te täna olite mu külalised. Aitäh! Heategude pingele pai! Heategude pingele pai!